Hei, ma mõtlesin, et ma enne kui hundid tulevad, teen ühe video veel. Et ma mõtlesin, et mida mina nagu vaatan Youtube'ist, et seda mulle väga, ma ei ole eriti nagu ideaalne koristaja, aga kui mul see tuhin tuleb, siis hoia keel onju. Et eriti sahtleid ja riiuleid ning kappe ja kõiki asju võib korrastada. võib-olla ma ei suuda üldmuljet alati ideaalselt, aga koristada ning ma siis panengi vahest cleaning ja otsingutesse Youtube'i ja Organize ja siis Marie Kondo ja need kondomeetod ja siis ma olen imekombel hakanud vaatama Ameerikast või näiteks Inglismaalt või nagu Devats on nagu üks naine, kes ta on vist mingi paar last ja Floridas elab ja need lunchbox'id paneb kaasa lastele, et mis huvitavad nagu juurviljad, küpsetis ja asju ta iga kord teeb, mida lapsed ära on söönud ning koristusvideosid teeb ja ning on vist Jessica Tull ja Brianne ka, need on mingi suuremate, veel suuremate jälgijaskonna, mingi 100 000. et nende koristusvideosid ma vaatan ka vahel ja siis mulle nagu meeldib see Hoarder Hearts, kes ka üks, vist ta on arvatavasti Inglismaal või Ameerikast, ma ei tea. et temal on ka mingi hull pahna kodus ja siis ta nagu organiseerib ja koristab ja üritab nagu puhtama või nagu etema elustiili peale üle minna. et hästi tubli on nagu olnud. ja siis on see mis ta nüüd ongi ma ei tea, kas see on Tribute to Mary või see Bam Fam või see tundub, algul tundus see Mehhiko või mingi Kanada taustaga, mingi naervad, lõbus pere, palju lapsi, aga neil on nagu oma mingi fännisärgid ja kuidagi natuke üle paisutatud, et ma väga palju ei tahagi selle vaadata. aga see, kus, ma ei tea, kus on see India mees ja see Ameerika naine abiellunud mingi vist üle 10 aasta koos olnud ja neil on mingi 9 last. et aga neil on need grocery haul, et mida nad ostavad kokku ja need on jääkülmad ja siis see Jane, Millennium Mom, see Paige või ei, mingi Jane või keegi oli, sellel oli ka jumalasti kihvt, et tema on mingi marmor või mingi, et mehega, et tal on ka mitmed lapsed, siis temal on see, et free to cheap or mingi selline leht, et tema oma 10 aasta plaanis ongi suutnud oma nagu elu maja saanud ja lapsed ja temal on ka mingid meigi ja siis koristus ja laste hooldamise nagu nipid, kuidas ta hakkama saab, et vahel mõtlengi, et kas neil kõigil käib see kas nad on nagu, ongi nagu mõeldud, et nad päev läbi teevad seda, noh, nagu videosid ja sellest siis elavad või taskuraha saavad. või nad käivad siis mõned ka tööl, et vahel ma täpselt ei teagi. et samas, kui sul on mingi 8 last ja sa hoolitsed nende eest ja kasvatad neid, teed neile hästi nagu süüa, sul on mingi suured jääkülmad ja toidud, et ma ei tea, kui palju sul muud aega üle jääb, onju. Ma vaatasin küll, et poisid elavad seal ühes toas, aga samas, kui sul on armastusväärne pere, sul on kõik olemas, õed-vennad palju, et see tuba näiteks magamiseks ja on elutoad ja muud värgid, et noh, palju sa mujal ikka oled, et seda ruumi igalühel, sul ei pea ju 9 toaga, noh, nagu kodu olema. või 11 või, et ja seal on ka mõeldud, et need grocery haul, need nagu mingi, ma ei tea, kas need on hulgilaod või suured poed, et mingi Walmart ja Costco ja või mis need on, Alda või ja Dollar Tree või Shop ja no need igasugused suurpoed, et neil on nagu kupongisüsteemid ja muud süsteemid, et ma ei teagi, et kas need sponsoreeritakse need mingi $300 või $1000 ise või mingid veel, et üks oli see Country Mom või keegi ja üks veel, et paar last, et vahepeal nad ostavad mingisse suurtes kogustes süüa, liha, käntsakaid, asju või mingit puujuurvilja, aga päris nagu tervislik ja nagu mingi ökovärk ka, et ma ei tea, kuidas seda kõike lubada saavad, kas veerand või pool palka, kõik läheb nagu söögile või muud ka või siis, kui neil on tõesti 100 jälgijat, et võib-olla neile tehakse siis nagu sponsorreklaami järgi pool välja, aga ma ei tea seda nagu süsteemi, kuidas see Youtube'is käib. ma kuulsin küll, et kui seda
Tesla värki see vana tädike pandi rooli, onju, iseseisvalt autole oli 1 000 000 vaatamist, siis pärast räägiti, et paarkümmend või paarsada eurot vist ainult Youtube'is teenis, et see on nagu 0,00, et mul on mingi E17 fänn, onju, millest Jaan, noorem vend, mingi häkkis mulle, ma ei tea, paar fänni juurde kuidagi. Aga tegelikult, kui mina olen happy, siis kõik on happy. Mingi vatran siin natuke seda, ma ei propageeri ega ei poolda igasuguseid nagu halbu asju, aga mina vahel, nagu ei tohiks ka, aga see Battery Black Edition, seda 330 milliliitrist mingi poole kolmveerand purki, no vahel natuke, noh, ikka juhtub, et ma seda joon ja siis on särisen nagu, olen energiline ja noh, eks see ole selline natuke vahel, see on vale efekt, et tekib selline ärevus, aga vahel nagu no oled mingi 3-5 päeva haige olnud, siis on nagu no mingi selline mingi karastav laks sisse, et seda nagu jõudu ja tegutsemist tagasi saada. Et jah, ma üritan küll igasuguseid pahna ja suhkrut ja saia vähendada, aga kui ma nagu teravilja noh, ei tarbi ega ei ole elus, mulle ei maitse onju ja alkoholi ma ei joo, ei suitseta onju, et noh, ma ei saa nagu ei halvemaks ega paremaks oma harjumusi teha, et ma olen suhteliselt tubli, aga eks iga naine tahab paar kilo vähem kaaluda, aga ma olen endaga okei, et talveaeg, siis on vaja selline karvane rasva kasukas selga. et suvel ma tean, palavaga ma eriti ei söö ja nii ongi, et nüüd meil on siin maal natukene kiirem net, et vist ei lähe tund aega üles, et läheb juba 10 minti üles video, et läks pikaks ka ja ma ei oska eriti neid lõigata ega töödelda veel. No selline keskmine nagu arvutikaamera ka küljes, et tulevikus, kui ma nagu oma kodus, me saame seal valmis, et ma tahaks teha selliseid kiirkoristusvideosid või värke või veel midagi asju tutvustada. Et noh, ma 100 000 fänni nüüd ei ihalda hommikust õhtuni, aga no kui mul paar inimest vaatab ja mul endal on nagu happy, siis noh, nii ongi, happy. Okei, aga ma nüüd vaatan, millal kuivati valmis saab ja loodan, et oma peapesuga nagu nohusamaks ja hullemaks ei lähe, aga kui oled neljapäevast esmaspäevani nagu rasub ja siis no ikka riskid, et pea tuleb enam-vähem puhtaks saada, et ja nii ongi, et nädala lõpupoole lähen sõidan veidi ja nii see elu veereb praegu, et kõik läheb omasoodu, nii nagu minema peab. Okei, tšau.